Nii, aga austades kõigi teie aega, esiteks suur aitäh teile, et te sellest mõnusast suvisest lõunapoolikust võtate tunnikese, et meiega koos kaasa mõelda uute ja tulevaste personalistrateegiate osas, kuidas muuta oma personali planeerimine paindlikumaks ja kuidas toime tulla siis nende muutustega tööturul, mis tahes või tahtmata meid igapäevaselt oma töös tabavad. Mina olen Kristjan Vanaselja, ma olen GoWorkabiti üks kaasasutajatest ja tegevjuht ja minu roll GoWorkabitis on läbi aastate olnud avastada uusi võimalusi, avastada uusi klientide vajadusi ja otsida neile siis oma väga vahva meeskonnaga lahendusi, kuidas ettevõtted saaksid tööturul edukamad olla, kuidas nad saaksid rohkem keskenduda oma ärile, oma igapäevasele tegevusele ja teisalt, kuidas pakkuda nendele inimestele, kes soovivad oma tööellu rohkem paindlikkust saada või otsivad ka lisatööd, kuidas see teha nende jaoks võimalikult kiireks ja mugavaks ja viia need inimesed siis erinevate ettevõtetega kokku. Ma olen viimase paari aasta jooksul kindlasti kohtunud üle 100 Eesti ettevõttega ja rääkinud nendega nii nende personalistrateegiatest, nii sellest, mis mured neid vaevavad, nii COVID-kriisist kui ka sellele järgnevast, nii majanduskriisist kui sellele järgnevast. Ja kui on mingi erinevus, mis viimase paari aasta jooksul ettevõtete sellisest tagasisidest ja neid huvitavatest teemadest on esile kerkinud, siis on kaks väga olulist märksõna, mida nad ise üha aktiivsemalt ja aktiivsemalt igal vestlusel välja toovad. Ja see puudutab efektiivsust, selle suurendamist ja oma tegevuskulude optimeerimist. Ja tahes või tahtmata on selline efektiivsuse suurendamine ja optimeerimine väga paljuski seotud tööjõuga, sest tööjõud on suure hulga ettevõtete jaoks peamine selline kulu, mis haukab suure tüki meie eelarvest. Kuidas seda siis teha ja kuhu oma pilgud suunata, kui need teemad laua peale kerkivad? Optimeerimiseks ju tegelikult, kui me räägime tööjõust, on väga palju variante ja teie personalispetsialistide ja juhtidena igapäevaselt tegelikult sellega tegelete. Üks asi on vaadata üle oma lepinguliste töötajate arv, kuidas on vajadused planeeritud, milliste koormustega inimesed töötavad, kas nad on ainult täisajalised, kui palju meil on osakoormusega töötajaid, milline on see osakoormusega töötajate poolne kulu, kas nad on nii väikese koormusega, et meil rakenduvad ka miinimum sotsmaksunõuded, millised on üldse meie vajadused, kui palju meil on osakoormusega inimesi vaja ja kui palju meil on täisajalisi inimesi vaja. Teiseks palga ja hüvede poliitika, kuidas oma palgastruktuure üldse kujundada, milliste boonusskeemidega panna töötajaid efektiivsemalt paremini tööle. Seal on ka palju muidugi piiratud seadusandlusega, kui palju ja mida on üldse võimalik teha. Me peame silmas pidama oma konkurente, kuhu meie töötajad võivad liikuda, kui me ei vasta nende ootustele. Väga palju on ka töötajate ristkoolitust, kus me olemasolevat tööjõudu arendades, kasvatades, neisse panustades, anname neile võimaluse erinevates funktsioonides töötada ja võtame siis ettevõttele selle võimaluse või saame selle võimaluse, et neid inimesi kasutada erinevates rollides, erinevatel ajahetkedel, liigutada neid ühest kohast teise ja see annab ka selliseks paindlikkuseks võimaluse, et kui ühel positsioonil mõni töötaja haigestub, on tegelikult ettevõtte siseselt majas sees juba sobiv ja välja koolitatud inimene olemas. Me ei saa üle ega ümber ka automatiseerimisest. See on kindlasti
suure alginvesteeringuga, et automatiseerimisega üldse tegeleda. See nõuab ja eeldab ka seda, et on väga täpselt läbi mõeldud, mida me täpselt saame automatiseerida. Ja võimalik, et see ka alguses, kui me selles automatiseerimise protsessis oleme, hoopis kasvatab meie personalikulu. Aga pikas perspektiivis teatud funktsioonide ja ülesannete ja positsioonide automatiseerimine on igal juhul miski, mille suunas me kõik liigume. Ja viimaseks vähemalt see, millest me klientidega oleme rääkinud, on alltöövõtt. Inimesed, keda me saame ettevõttesse kaasata just täpselt või ettevõtted, partnerid, keda me saame ettevõttesse kaasata just täpselt nendel hetkedel, kui töö vajab tegemist ja delegeerida siis mingisugused ülesanded hoopis oma partneritele või vabakutselistele, kes oma kompetentsi ja know-how meie juurde toovad. Aga me ei pääse üle ega ümber sellest, et me peame kõik oma ettevõtetes igapäevaselt ja iga-aastaselt oma sellist inimeste strateegiat üle vaatama ja vajadusel ka ümber hindama. Ja seda mitte ainult sellepärast, et meie majanduskeskkond meie ümber muutub, vaid muutuvad ka nende inimeste ootused, muutuvad nende vajadused, muutuvad nende soovid ja sellel on paratamatult mõju meie personalistrateegiale. Tavapäraselt on ettevõtted ikkagi üles ehitatud niimoodi, et neil on olemas oma töötajad, oma püsivad inimesed, kes töötavad lepinguliselt kas siis täiskohaga või osakoormusega meie ettevõttes. Need osakoormusega inimesed aitavad meil teatavat sellist paindlikkust. Paindlikkust saavutada, aga tihti on probleem selles, et nagu ma alguses ütlesin, et see osakoormusega töötajate planeerimine, läbimõtlemine, et millisel ajahetkel nad saaksid tööl käia ja meid aidata, ei pruugi alati nende inimestega vajaduste või ootustega kokku minna. Ja lisaks sellele oma lepingulistele töötajatele on siis võimalik oma ettevõttesse kaasata ka paindlikke inimesi või täiesti ajutisi üheks korraks appi kutsuda inimesi. Ja see on see koht, kuhu GoWorkabit on läbi aastate kõige rohkem oma energiat ja aega ja arendust nii teenuse osas kui ka oma selle platvormi osas pannud. Kuidas anda ettevõtetele võimalus oma töötajate pooli, sellist töötajate saadavust laiendada, kuidas tuua nendele lepingulistele töötajatele kõrvale veel täiendav hulk inimesi, kelle juurde kiiresti minna ja keda siis kas siis pikemaajaliselt või lühemaajaliselt oma ettevõttesse kaasata. Ja alati on, kui ma GoWorkabitis olen nüüd juba üle 10 aasta ettevõtetega suhelnud, siis see paindlikkus ja ajutisus on tihti ettevõtete peas olnud selline sünonüüm. Aga meie GoWorkabitis näeme neid, kui klientide vajadusi kuulata, näeme neid tegelikult kahe täiesti erineva sellise vajadusena ja püüame siis ka kliente harida, et paindlik ja ajutine ei pruugi alati olla sünonüümid, vaid nad on suunatud ühele konkreetsele kasutajagrupile, töötajatele, kes ühed otsivad paindlikkust, teised rohkem sellist ajutisust. Mis neid inimesi siis eristab? Paindlikud töötajad, nii nagu ka paindlikkust otsivad ettevõtted, otsivad tegelikult püsivust. Nad ei otsi seda, et nad saaksid, kui me räägime inimestest just, kes seda paindlikku tööd otsivad, nad ei otsi seda, et nad saaksid iga päev erinevates ettevõtetes töötada, vaid nad tegelikult soovivad rohkem kaasa rääkida selles, millal ja kus nad töötavad. Ja samamoodi ettevõtted, kes paindlikkust vajavad, on esmase vajadusena välja toonud selle, et need inimesed, kes nende juurde tulevad, oleksid valmis natukene pikemaajalisemalt nende juures käima, sest nad teavad, et selle paindlikkuse taga on pikem vajadus ja püsivam vajadus.
Nende inimeste jaoks, kes paindlikult tööd tahavad teha, on oluline samamoodi nagu meie enda lepinguliste töötajate jaoks areng ja eneseteostus. Nad otsivad kohti, kus nad saavad tegelikult ettevõtte sees kasvada, ettevõtte sees areneda ja võimalik, et isegi kasvada nende ettevõtete sellisteks püsivateks lepingulisteks töötajateks ja liikuda mõne aja pärast siis näiteks täisajaliselt hoopis ettevõtete juurde päriseks tööle ja mitte enam sellise nii-öelda paindliku graafiku alusel tööl käia. Nad tahavad tunda oma väärtust, et see, mida nad teevad, see reaalselt loob ka mingit väärtust. Lihtsalt tuima tööd väga pikalt ei soovi tegelikult neist keegi teha. Nad soovivad näha, et see, kui nad midagi ära teevad, et sellest on ettevõttele kasu ja nad tulevad tegelikult tööle eesmärgiga panustada maksimaalselt selle ettevõtte arengusse, kuhu nad tööle suunduvad. Ja kõige olulisem, nad tahavad ise otsustada oma töögraafiku ja koormuse üle. Meil on väga palju kasutajaid, kelle käitumist me oleme siin aastate jooksul jälginud, kes mõnes kuus on valmis peaaegu täisajaga mõne ettevõtte juures tööl käima. Järgmisel kuul ütlevad, et ma saan ja soovin panustada 60 tundi näiteks kuus, siis ülejärgmisel kuul 120 tundi, üle-ülejärgmisel kuul 40 tundi, et see paindlikkuse soov ja see oma enda otsused, kuidas oma tööd korraldada, on see, mis seda paindlikkust otsivad töötajad tegelikult iseloomustab. Ja ajutise poole peal on siis sellised inimesed, kelle jaoks on olulisem selline projektipõhisus. Ma olengi valmis täna või homme minema kuhugi oma aega panustama. Ma ei otsi seda endale sellise püsiva paindliku tööna, aga ma soovin mõned päevad kuskil mingisugust tööd teha. Või mul on mõni huvitav projekt, milles ma soovin kaasa lüüa või mõni huvitav ettevõtte, kus ma näen, et ma saaksin väärtust pakkuda ja kus ma näen, et mul oleks huvitav ka endal õppida, kuidas need ettevõtted töötavad, kuidas need ettevõtted toimivad. On neid inimesi, kes otsivad vaheldust oma igapäevarutiinile, ehk siis nad võivad töötada täiesti täisajaga kuskil mujal, aga tunnetavad, et see töö, mida nad teevad, vajab natukene vaheldust. Nad tahavad minna ja panustada mõnes teises ettevõttes lihtsalt selleks, et oma igapäevarutiinist välja saada. Ja katsetada selle juures midagi uut. Ja mis sealt salata, ajutise töö puhul on ka neid kasutajaid, kes tegelikult surfavad ringi, et leida endale oma järgmine püsivam pikaajalisem väljakutse. Käivad nuusutamas ettevõtteid, käivad nuusutamas selle ettevõtte sisekultuuri, proovivad aru saada, kas see võiks olla töö ja ettevõtte, kus nad tahaksid järgmised aastad ennast rakendada ja panustada. Ja kui siis pakuvad ka ennast välja kui uut lepingulist töötajat ja kui ettevõttel on see positsioon vaba ja püsivat pikaajalist töötajat vaja, siis on väga tore, kui need kaks osapoolt läbi GoWorkabiti kokku jõuavad. Ja me oleme GoWorkabitis nüüd liikumas üha rohkem ja rohkem sinna suunas, et nendele kahele mõnevõrra erinevale vajadusele, mis klientidel on, lahendusi pakkuda. Üheks siis paindlik hub, kus pikemaajaliselt samad inimesed on valmis ettevõtetele paindlikult just neile vajalikel hetkedel appi tulema, nende juures tööl käima ja ajutine tööamps, mis on siis nendele ettevõtetele ja nendele kasutajatele, kes soovivadki lühiajaliselt väga ühekordselt mingisuguseid asju ära lahendada või kus sellist teatavat stabiilset ja püsivat vajadust täiendava tööjõu järele ei ole. Kui me ettevõtetega kohtume või kui ettevõtted GoWorkabiti juurde jõuavad, siis kõige põnevam ja huvitavam on see esimene etapp, mida me kliendiga enamasti läbime. Aru saada, millised on kliendi vajadused ja aidata neil kogu see strateegia, mismoodi edasi liikuda, läbi mõelda. Kuidas alustada, kust üldse alustada, millised on need ettevõttesisesed võimalused
efektiivsust ja seda tööjõu optimeerimist üldse läbi viia. Millised on juba täna nende ettevõtete sees kasutusel olevad meetodid nende enda töötajatega ja millised on need, kus tegelikult otsitakse siis sellist lisaväärtust, täiendavat uut lähenemist ja see on selline põnev, tihti suuremate ettevõtetega tehtav workshop, kus me käime täiesti läbi nende enda tänased probleemid, väljakutsed, väga hästi lahendatud pool juba ja vaatame rohkem sisse ka sinna ärisse, et kus kohas saaks efektiivsust juurde võita. Ja need nii-öelda vajadused, mida klient meile enamasti sellistel puhkudel kirjeldab, paindlikkuse puhul on need väga selged. Meie töömahud kõiguvad, meie tellimused, meie kliendid ei ole iga päev täpselt sama arv, täpselt sama kogus. Meil on päeva sees kõikumisi, meil on hooajalisi kõikumisi, meil on iga kuu algus kiirem, kuu lõpp on natukene rahulikum. Kuidas me saaksime niimoodi teha, et meie personalikulud ei oleks kogu aeg stabiilselt üks, vaid hakkaksid muutuma vastavalt sellele, kui palju meil on kuskil kliente või kui palju meil on tellimusi. Ja töömahtude muutumine võib tähendada ka seda, et me ei näe alati pikalt ette, kui palju meil järgmises nädalas, järgmisel kuul tellimusi tuleb ja väga paljud ettevõtted on siis nii-öelda ennast üle mehitanud, et olla valmis selleks ja mitte ära öelda tulevastele potentsiaalsetele tellimustele, aga samal ajal tähendab see seda, et neil on ka püsikulu ettevõttes sees, mis ei ole nii-öelda nagu kasumirea jaoks just see kõige parem lahendus. On neid ettevõtted, kes ütlevad, et ja on täiesti mõistetav, et see ei pruugi isegi olla ettevõtte, ma ei tea, sisekliimast või töökorraldusest või palgapoliitikast tingitud, aga lihtsalt positsioonid on sellised, et inimestega ongi seal suur voolavus. Nad liiguvad kiiremini, pidev värbamine, uute inimeste sisse toomine, jälle olemasolevad inimesed liiguvad edasi järgmistesse ettevõtetesse või ettevõtte sees kasvavad kuhugi. Ehk siis see suur voolavus tingib selle, et nad vajavad sellele mingisugust nagu püsivamat lahendust. Värbamine on ajamahukas ja väiksemad ettevõtted jõuavad ka GoWorkabiti juurde sellega, et nad lihtsalt ei tea, kust alustada, kuidas endale inimesi leida, milliseid võimalusi üldse tänapäeval oleks võimalik kasutada, et inimesteni jõuda ja kuna neil ei ole tuntud brändi võib-olla, siis nad ei jää ka kandidaatidele nii palju silma ja ei jõua nii paljude silmapaarideni. Ehk siis värbamine on ajamahukas ja nad otsivad ka sellele lahendust. Ja kui need inimesed on leitud, nende enda näiteks täisajaga ja osakoormusega inimesed on neil ettevõttes olemas, siis jõuame järgmise peavaluni, graafikute koostamine, kui see on graafiku alusel tehtav töö ja muutmine. Ikka tuleb ette, et keegi teatab, isegi kui graafik on kokku lepitud, et ma ei saa homme tööle tulla. Ma sooviksin ülejärgmise nädalal need 2 päeva vabaks võtta. Ma sooviksin, et minu graafik oleks natukene paindlikum. Ma soovin selles kuus vähem töötada, järgmises kuus rohkem. Jah, meil on summeeritud tööaja arvestus. Jah, meil on võimalus oma töötajatega paluda, et nad tuleksid asendama, aga seal on teatavad piirid. Ühel hetkel lihtsalt kõikide nende graafikute haldamine, muudatuste tegemine, ka graafikute koostamine vastavalt sellele, kuidas meie kliendid ja meie töömahud muutuvad, muutub keerukamaks. Ja kõige selle tulemus on see, et mida ettevõtted ikka ja jälle välja toovad, et personalikulu on liialt suur ja eriti sellises keerulises majandusolukorras, kus me oleme nüüd viimased 10 kvartalit olnud, on ettevõtete juhtkondade poolt tihti ootus, et me peame sinna otsa vaatama, me peame vaatama, kuidas meil õnnestub neid personalikulusid vähendada ja koondamine ei ole alati see esmane valik, sest me ei tea, eks ju, et kui palju meil mingisuguseid inimesi järgmises kuus võib vaja minna. Mis on need paindlikkust võimaldavad alternatiivid siis sellistel puhkudel? Ja ajutised vajadused, kui kliendid jõuavad näiteks GoWorkabiti juurde ettevõtted, kes kirjeldavad meile oma olukordi, et appi, mul on esimest korda elus jäi üks töötaja haigeks, kes mul on väga-väga tubli olnud. Mul on nüüd vaja 2-3 päeva asendust
keegi lahkus töölt ja mul on vaja senikaua asendust, kuni ma värban endale uue inimese. Mul on üks täiesti uus ühekordne projekt või töö, mille tegemiseks oleks vaja abilist või mul on puhkuste asendust vaja, aga need on tõesti sellised ühekordsed, mitte aasta ringi kestvad püsivad vajadused. Ja siis on väga lihtne tulla GoWorkabiti ja lahendada ära need vajadused nende ajutiste tööampsudega. Sellega on ka GoWorkabit ju 10 aastat tegelenud ja ajutiste tööampsudega, ajutiste vajadustega oleme me juba täna tuhandetele Eesti ettevõtetele abiks olnud ja nad jõuavad meie juurde, et teevad kiiresti endale kasutaja, panevad üles oma vajaduse ja juba mõne tunni päevaga on seal olemas hulk inimesi, kes on valmis neile järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval või nädalavahetusel appi tulema ja töö aitama ära teha. Aga see paindlik hub, see on nüüd see, kuhu suunas me liigume üha rohkem ja räägime natukene sellest, kuidas seda kasutada oma ettevõttes paindlikkuse suurendamiseks ja oma tootlikkuse tõstmiseks. Me oleme nimetanud selle hubi just oma ettevõtete ja klientide näidete pealt selliseks 80-20 strateegiast, kus 80% oma tööjõuvajadustest kaetakse ära oma lepinguliste töötajatega, olgu nad siis täiskohaga või osakoormusega töötajad. Ja paindlik tööjõud on siis see 20%, kellega kaetakse ära muutuvad mahud, mida ikka igapäevaselt või iganädalaselt võib ette tulla. Kulude optimeerimine, see annab võimaluse tegelikult muuta oma püsivad personalikulud muutuvkuludeks, mis hakkavad muutuma vastavalt töömahtudele ja meil ei teki olukorda, kus meil on kas töötajaid liiga vähe ja me kaotame oma käibes või meil on töötajaid liiga palju, et me kulutame ja meie personalikulud on märkimisväärselt suuremad, kui me tegelikult oma klientidelt tasuna kätte suudame saada. Ja lõpuks suurendada tootlikkust. Väga kiiresti on võimalik reageerida muutustele. Kui ettevõttes midagi juhtub, tulevad uued tellimused, kui on näha, et tuleb kampaania, kus on rohkem töötajaid vaja, siis sul on olemas juba seal hubis inimesed, kes on sinu ettevõttega tuttavad, nad saavad sulle alati appi tulla ja on võimalik oma töömahtusid ja tööjõudu väga kiiresti mõne tunni, mõne päevaga kasvatada, kas siis kahekordseks, alandada 2 korda väiksemaks ja anda sellega siis seda paindlikkust juurde. Need võivad olla hooajalised vajadused, et iga kuu on meil teada, nagu ma alguses rääkisin, et meil kuust kuusse tegelikult töömahud kõiguvad. Mõnel on ainult näiteks suvehooaeg selline, kus neil on vaja täiendavalt tööjõudu. Aga meie juures on ka väga palju neid ettevõtteid, kelle jaoks on iganädalane, igapäevane paindlikkus oluline ja kes üritavad otsida siis lahendusi sellele, et teinekord on hommikud näiteks kaubanduses väga oluline aeg, kauba vastuvõtmine ja see on ainult mõni tund. Et kas me peaksime siis selleks ajaks planeerima oma püsivaid töötajaid näiteks varem tööle tulema, mis muudab jälle keeruliseks selle vahetuse pikkuse, mis ajahetkel me peaksime vahetama oma palgalisi ja lepingulisi töötajaid, mis ajahetkel meil on neid rohkem tööl, mis ajahetkel vähem. Tekib neid ootamatusi, haigused, puudumised, keegi teatab, et ma ei saa ikkagi sellel päeval tööle tulla ja oma enda lepingulistest töötajatest asendust ei leia. Või siis ka seesama, millest ma rääkisin, klientide muutus, et me teame tegelikult oma datale otsa vaadates, et meil on õhtusel ajal rohkem kliente selles ajavahemikuks 3-4 tunniks ja tore oleks, kui meil oleks selleks 4 tunniks üks inimene, 2 inimest oma ettevõttes juures, kes aitaksid neid kliente ära teenindada. Ja oma olemasoleva sellise lepinguliste töötajate pooliga meil alati ei õnnestu kõiki neid vajadusi täita ja seal jääb tihti sellest paindlikkusest puudu, et kõikidele ootustele vastata. Ja see hub, millest ma räägin, ei ole siis ainult selline GoWorkabiti paindlike töötajate hub, vaid kõik kokku. Minu enda lepingulised töötajad koos nende paindlike inimestega
moodustavadki kogu minu ettevõtte uue personalistrateegia. Sellise, kus töömahud on otseses korrelatsioonis ja seoses töötajate ja töötundide arvuga ja sellega siis ka tööjõukuluga. Nad on püsivad inimesed, keda meie oleme aidanud ettevõtetele värvata. Nende oskused, kogemused, nende isikuomadused vastavad ettevõtete standarditele, sest me teame, et üks inimene, kes töötab ühes ettevõttes, ei pruugi olla sobiv tegema teises ettevõttes tööd. Seal on teatud eeldused, teatud oskused, mida vajatakse. Nad on töö ja töökohaga tuttavad. Nad on sinu juures juba varem käinud, nad on saanud selle onboardingu, nad kasvavad tööd tehes sinu juurde sisse. Nad püsivalt on valmis sinu juures tööl käima. Mis kõige olulisem, nad on väga kiiresti valmis reageerima ja seda võimaldab ka GoWorkibeti tehnoloogia, et meie aitame võimalikult kiiresti ära täita ka need ootamatult tekkivad vajadused. Ja kui me räägime paindlikkusest, siis tihti me ettevõtetega arvutame välja, et ligikaudu mitu FTE-d, mitu täiskohaga töötajat sul umbes ühes nädalas, ühes kuus võiks vaja minna ja vaadates siis otsa sellele meie kasutajate käitumisandmetele, kui palju nemad oleksid valmis ühte ettevõttesse oma aega panustama, siis me umbes katame selle ühe FTE rolli 2-3 inimesega. Ja see annab siis selle võimaluse, et inimestel on paindlikkus olemas ja igal ajahetkel, kus ettevõttel vajadus tekib, ei pea me 1-2 inimese peale ainult lootma, vaid seal on 4-5-6 inimest, kes on sinu juures juba tuttavad, kes on sinu ettevõttega tuttavad ja keegi neist on igal juhul valmis nii-öelda tööle tulema. Ja annab võimaluse siis 95% ulatuses vähemalt kõik vahetused ja tööd ära teha ja täita. Ehk siis, nad on kokku kõik sinu inimesed. Nad ei ole mingisugused välised partnerid, vaid nad tunnetavad oma sidet sinu ettevõttega. Isegi kui nad käivad läbi GoWorkibeti neid paindlikke töid tegemas. Aga mida kasutajad ise on meile väga palju tagasisideks andnud, nad tahavad tunda, et ka neid võetakse oma ettevõtte nii-öelda osana, neisse suhtutakse sarnaselt ja nendega tahetakse koos seda ettevõtet kasvatada. Mis siis praktikas tegelikult juhtub, kui me oleme selle strateegia ära kaardistanud, saanud aru, millised on ettevõtte vajadused, aidanud ettevõttel läbi mõelda, kuidas midagi annab teha, mida ja kuhu suunas liikuda, siis meie platvormil luues konto ja kokku leppides, et mida me siis tegema hakkame, siis meie oleme seal olemas, et aidata neid inimesi leida. GoWorkibetis on üle 200 000 kasutaja, kellest igakuiselt 30-40 000 on aktiivsed. Igakuiselt käib paar tuhat inimest erinevates Eesti ettevõtetes tööl. Seal on inimesi, kes otsivad seda paindlikkust, kes otsivad ja soovivad leida ettevõtteid, kuhu ennast rakendada ja kus endale sobivat väljakutset leida. Ja kui see meeskond on kokku pandud vastavalt siis ettevõtte ootustele ja vajadustele, siis edaspidine läheb juba väga lihtsaks. Ettevõtted sisestavad iganädalaselt või igapäevaselt oma graafikuid, ütlevad, et mul on esmaspäeval vaja 10 inimest, teisipäeval 8, kolmapäeval pole kedagi vaja, neljapäeval 3, reedel 2 inimest. Seal võivad muutuda ka kellaajad, mis kellani inimesi vaja on. Ja meie süsteemi abil ja selle juba valmis moodustatud haabi abil täituvad need vahetused imeväel väga kiiresti ära. Ja lõpuks klient saab oma tööd juhtida vastavalt sellele, nagu seda töömahtu on ja kulu on ainult reaalselt tehtud töö eest. Ja kui töö on tehtud, siis GoWorkibet võtab kõik selle kogu administreerimise, palkade maksmise, maksude deklareerimise, törrid enda kanda. Ja niimoodi hakkab ta ringiratast käima, et kui töö on tehtud, saab jälle järgmised graafikud sisestada, jälle uued inimesed lisada ja kui on näha, et inimestest näiteks tuleb puudu, et mahud hakkavad kasvama, siis on väga kiiresti võimalik seda haabi ka kasvatada. Või kui mahud hakkavad koomale tõmbuma, siis on väga lihtne hakata andma ja suunama töid võib-olla kõige parematele kasutajatele ja kasutada neid just nii-öelda eelisjärjekorras.
Mõned näited ka klientidelt. Meil on selles Haabi lahenduses tegelikult kümneid ja kümneid väga edukaid Eesti ettevõtteid, kellel see paindlikkuse vajadus on igapäevane ja suur. Ja neid on nii väikseid ettevõtteid siin, kes kasutavad GoWorkabiti võib-olla mõned tunnid kuus, aga on ka väga suuri ettevõtteid, kus aastas tehakse ära tuhandeid, kümneid tuhandeid ja isegi sadu tuhandeid töötunde GoWorkabiti paindliku haabi abil, kus inimesed käivadki pikemalt ja püsivamalt igapäevaselt tööl ja aitavad ettevõtetel siis oma mahtusid vastavalt korrigeerida. Ja neid sektoreid, kus GoWorkabiti paindlikku haabi saab kasutada, on alates jaekaubandusest, klienditeenindusest, hulgikaubandusest, logistikast, ladudest kuni tootmise ja majutuse toitlustuseni välja. Ja me otsime kogu aeg ka endale uusi ettevõtteid ja kliente, kellega siis katsetada, proovida ja leida neid uusi vertikaale ja uusi lähenemisi, kus selline paindlik lähenemine võiks ettevõttele väärtust luua ja kasu tuua. Üks näide näiteks Tartust. Eesti Rahva Muuseumis on väga vahva suur restoran ja kuna Eesti Rahva Muuseum ei ole ainult muuseum, vaid on tegelikult ka konverentsikeskus, siis väga tihti juhtub seda, et on suuremad üritused tulemas ja restorani roll on nendel suurematel üritustel pakkuda ka cateringi. Ja väga lihtne oleks ju hoida oma palgal kogu aeg inimeste hulka, kes oleksid just sellel ajahetkel, kui see konverents toimub ja on vaja rohkem inimesi tööle võtta oma enda palgal. Aga see on kulukas ja sa ei saa kunagi olla kindel, et kas need inimesed reaalselt ka sinu jaoks olemas on. Ja GoWorkabiti Hub on andnud tegelikult siis ERMi toitlustus ja ERMi restoranile selle võimaluse, et nad saavad oma kulud hoida igapäevaselt madalal, aga vastavatel ajahetkedel, kus tõesti on rohkem inimesi vaja, on neil juba teada-tuntud inimesed, kes tulevad neile appi, kes on kursis, mida peab tegema, kes on välja koolitatud ja saavad siis need nii-öelda kiiremad ajad või töömahukamad ajad kiiresti ära katta. Jaekaubandusest üks näide. LPP, kelle kauplused, Reserved, Mojito, Kropp on GoWorkabiti mitmeaastased ja väga-väga head suurepärased kliendid, kellega koos me oleme saanud ka kasvada ja oma toodet edasi arendada. Jaekaubanduses tahes või tahtmata on ajahetki, kus inimesi või kliente on rohkem, kus ongi vaja kiiresti reageerida, kus muutusi toimub, kus on kaadrivoolavust, kus inimesi liigub, kus värbamiskoormus on päris suur ja hea on, kui sul on olemas partner, kellega siis katta ära muutuvad töömahud ja anda sellisele nii-öelda ka seaduse kohasele nii-öelda paindlikkusele veel täiendavat paindlikkust juurde, mida sa saad teha oma töötajatega ja kus sa saad siis kaasata teisi inimesi. Ja nende puhul on ka see, et nemad on väga selgelt ka leidnud juba enda sellised väga tublid lemmiktöötajad ja läbi GoWorkabiti on siis esmajärjekorras võimalik anda võimalus nendele väga tublidele esmavalikutele võimalus ennast graafikutesse kirja panna ja siis, kui sealt jäävad vabad päevad, vabad graafikuajad, siis väga kiiresti leida sinna täiendavalt tööjõudu juurde. Majutus tahes või tahtmata on esiteks hooajaline ja teiseks, mida online platvormid on tänaseks majutusasutustele kaasa toonud. Väga viimasel minutil tehakse broneeringuid, väga viimasel minutil võib juhtuda, et sa näed, et sul ei ole töötajatest, sul ei piisa töötajaid, olgu siis hommikusöögiteenindusse, toateenindusse, restoraniteenindusse, eriti kui sul samal hetkel toimub ka veel hotellis mõni konverents. Ja GoWorkabiti abiga on Socotel Viru saanud oma töömahtusid oluliselt paindlikumalt planeerida ja oluliselt kiiremini reageerida siis nendele muutustele, mis broneeringutes toimuvad. Kui on 80% hotelli täituvus, siis nad teavad, palju inimesi peab olema neil kindlalt hommikusöögis. Kui on 60%, siis nad teavad väga täpselt, mitu inimest peab seal hommikusöögiteeninduses olema. Ja sellega annab see võimaluse ka oma kulusid juhtida ja samal ajal hoida oma klienditeeninduse taset kõrgena, et kliendid saavad alati teenindatud ja teenindajad on olemas.
Ja launduse poole peal Coop, kes on väga hästi öelnud, et tänu GoWorkabitile tegelikult jõuab toit ka inimeste lauale. Ja see on see, mida me tegelikult GoWorkabitiga saavutada tahame. Me tahame, et see väärtus oleks natukene laiem, kui lihtsalt keegi tuleb ja teeb töö ära. Me tahame aru saada, mis sellest muutub, kuhu kohta ettevõtted sellega edasi saavad areneda. Ja samamoodi see paindlikkuse vajadus tuleb tellimustest, see paindlikkuse vajadus tuleb erinevatest hooaegadest, kampaaniatest ja väga kiiresti on võimalik oma ettevõttes siis tööjõudu muuta, neid juurde võtta ja kui töömahud kukuvad, siis ka väga kiiresti nii-öelda kulu maha saada, et mitte hoida endal inimesi pikemalt palgal. Ja 3 asja, mida siis tegelikult ettevõtted on suutnud GoWorkabitiga saavutada selleks, et fokuseerida ja pühenduda rohkem aega oma päris äritegevusele, oma müügile, täiendavate uute klientide leidmisele ja oma äri kasvatamisele. Nende tööjõukulud on sellisest nii-öelda fikseeritud kulust muutuv kuluks. Ehk siis neil on täpselt teada, missugustel päevadel, kui palju kliente on neil tulemas. Ja neil on täpselt teada, kui palju neil tööjõudu vaja on. Väiksem administratiivne ajakulu. Taaskord, eks ju, see fookus on sellele, et nad saaksid keskenduda oma äritegevusele, aga läbi selle, et need inimesed, kes nende juures abis käivad, on püsivamad, pikemaajalisemad, aga nad on valmis tööle tulema ühelt poolt neile sobivatel ajahetkedel ja just siis, kui kliendil kõige rohkem vaja on, vähendab ka seda aega onboardimiseks, treenimiseks, inimeste koolitamiseks ja annab võimaluse neid inimesi kaasata juba nende eelneva teadmise ja kogemusega. Ja lisaks sellele, kui meil on oma enda töötajad, siis nende aukude täitmine, kui need vajadused tekivad või kui oleks vaja keegi homseks, ülehomseks kiiresti endale appi tööle saada, sest mahud on kõrged ja töö on vaja ära teha, et mitte kliente alt vedada ja mitte võib-olla ka tihti trahvi saada, siis personaliosakondadele või ka vahetuse vanematele või juhatajatele langeb koormus, et nüüd on vaja kiiresti hakata reageerima ja mingisuguseid asendusi otsima, on see, mis tekitab meie enda töötajatele ka piisavalt stressi ja vaat seda stressi tahab GoWorkabit maha võtta, et ei oleks puhkepäeva hommikul esimese asjana meie töötajatel seda muret, et neil on SMS või email saabunud või vastamata kõne, et ma ei saa täna või homme tööle tulla ja me peame hakkama sellega nädalavahetusel tegelema, et oma töö tehtud saada. Ja nagu ma ütlesin, kogu see bürokraatia ja tehniline pool alates lepingutest, töötajate registrisse kandmisest, palkade maksmisest, me vähendame ka koormust raamatupidamisele, me vähendame koormust personaliosakondadele ja aitame siis nii-öelda anda seda aega tegeleda ettevõtetel muude tegevustega. Selle ploki kokkuvõtteks, mis on selle haabi ja paindliku tööjõu haabi väärtus? Tööjõukulud saavad nii-öelda püsivatest kuludest muutuvkuludeks. See on meie ettevõtete juhtkondade, finantsjuhtide jaoks üks väga oluline aspekt, mida nad tegelikult meie käest ootavad. Väiksem adminkoormus jätab rohkem aega meil keskenduda olulisematele ettevõttesisestele küsimustele. Ja GoWorkabiti platvorm muudab selle paindliku tööjõu haldamise lihtsamaks, kiiremaks, mugavamaks. On tagatud see, et uued inimesed, keda me vajame, on kiiresti võimalik leida. On tagatud see, et need inimesed panevad ka ennast ise kiiresti graafikutesse kirja, kui need vajadused tekivad ja kogu administratiivne pool ja juriidiline pool on GoWorkabiti poolt ära lahendatud. Kes need inimesed siis on, kes GoWorkabiti kasutavad? Tihti arvatakse, et need on ju sellised, kes ei leia mujalt tööd või nad on kuskil nii-öelda vaheetapis. Tegelikult on need tuhanded ja tuhanded Eesti inimesed, kes lihtsalt soovivadki oluliselt paindlikumalt töötada. Soovivad ise valida, millistel päevadel ma tööl käin ja kelle jaoks isegi paindlik graafik mõne konkreetse ettevõtte juures, mis ütleb, et 2 tööl, 3 vaba, 3 tööl, 2 vaba,
ei pruugi sobida, sest nad tahavad rohkem seda paindlikkust endale juurde saada. Neid on väga erinevatel elualadel. Nad ei ole ainult ka lihtsama töö tegijad, vaid on väga palju ka spetsialiste, kes on valmis ennast rakendama, kas siis projektipõhiselt, võtma mõnekuulisi projekte endale vastu või siis oma muude projektide kõrvalt tegema täiendavalt selliseid kas siis lühemaajalisemaid või pikemaajalisemaid paindlikke projekte. Nad on väga erinevas vanuses. Meie kasutajates on nii 16-17-aastaseid kooliõpilasi, kes endale kooli kõrvalt lisatööd otsivad ja kes suvel näiteks tahavad rohkem rakendust saada, aga ka 60-70-aastaseid, vabandust, 60-70-aastaseid inimesi, pensionieas olevaid inimesi, kes tahavad pensioni kõrvalt mitte ainult raha pärast tööl käia, vaid saada seda, olla sotsiaalselt aktiivsed, olla inimeste keskel ja pakkuda veel seda tööturule, mida neil on pakkuda. Kogemust, pühendumust ja soovi tegelikult olla aktiivne. Need on üle kogu Eesti. Oleme just vaadanud siin, et praktiliselt ei ole Eestimaa peal linna, isegi valda, kus GoWorkabiti tööampsaja ei oleks kuskil mingisugusel ajahetkel abis käinud. Ja majandusolukorrast tingitud on üks grupp kindlasti ka selliseid, kes on kas juba täna töötud ja soovivad teha need 8 päeva, mida neil on lubatud seaduse kohaselt ilma tööturaha kaotamata teha, või siis on nende püsitöökohas töökoormust vähendatud ja nende sissetulek on selle võrra kukkunud ja nad tahavad seda vabaks jäänud aega kasutada mõne teise ettevõtte jaoks ja siis sealt kaudu lisaraha teenida. On muutunud ka inimeste enda ootused tööturule. See COVID-19 mõnevõrra tõi suurema hulga inimesteni selle teadmise, et kui pikemalt istuti kodus või kui oli ka ettevõtete poolt seda paindlikkust rohkem pakutud, kus oli võib-olla sellist ebakindlust rohkem, siis nad said aru, et selline ise otsustamine, ka ise vastutuse võtmine, et millal ja kuidas ja kui palju ma tööl käin, hakkas ühiskonnas laiemalt levima. Loomulikult see rahatarkuse levik, kuidas enda sissetulekuid suurendada, kuidas oma aega otstarbekamalt kasutada, et et endale rohkem raha teenida, kuidas selle kõrvalt säästa. Väga paljude jaoks on see ka elustiili valik. Nad ütlevadki, et ma olen valmis ma ei tea, poole kohaga tööl käima, aga ma ei saa seda poolt kohta garanteerida niimoodi, et ma iga kuu seda teen, vaid ma saan seda poolt kohta garanteerida niimoodi, et näiteks 3 kuu peale kokku tuleb pool koormust. Ja nendega on raske osakoormusega lepingulise töötajana arvestada. Ja on ka selliseid, kelle puhul muud kohustused, näiteks oma omaste eest hooldamine, ei võimalda ühelt poolt täiskohaga tööl käia, aga ei võimalda ka pikalt ette teada anda, millisel päeval ma saan sinu jaoks olemas olla, sest need tegevused ja need kohustused, mis ma olen endale võtnud, ei ole pikalt ette nähtavad. Ja siis on nende jaoks hästi oluline see, et nad saavad igapäevaselt oma tegevusi planeerida ja vaadata homseks, ülehomseks näiteks endale väljakutseid, sest nad teavad, et need on need päevad, millal nad kindlasti saavad pühenduda, millal nad kindlasti saavad tööle minna. Nagu ma ütlesin, siis üle 200 000 inimese on GoWorkabitis täna juba endale kasutaja teinud, ehk siis, et kui me klientidega räägime, siis tihti on küsimus, et kas te sellisele või teistsugusele positsioonile ka suudate inimesi leida. Ja me ütleme, et iga kord, kui see positsioon tuleb, siis meie oleme igal juhul valmis minema ja neid inimesi tööturult otsima. Me teame väga täpselt, millistele positsioonidele me juba täna kindlasti suudame leida, aga me oleme alati valmis kaasa mõtlema, tegema ka ise arenema ja otsima täiendavalt siis neid inimesi juurde, kui ettevõtte profiilile vastavaid inimesi meie platvormil ei leidu. Ja selle paindliku töötamisega on tegelikult nende aastate jooksul levinud ka 5 müüti, millest tahaks täna natuke rääkida, et võtta neid hirme ja kahtlusi maha, et paindlikkus tähendab midagi sellist, millega minu ettevõttes ei ole miskit peale hakata. On üks müüt, mis tihti
millega tihti ettevõtted meie juurde ka jõuavad, et mul on niimoodi, et mul on vaja ühte inimest, kes suudaks ära teha kõik asjad. Ja see on koht, kus me peame hakkama klienti natukene nii-öelda nõustama. Inimesed on väga erineva taustaga. Need tööd, mida sa soovid, et üks inimene ära teeks, on väga erineva iseloomuga. Ja selle asemel, et võtta üks täiskoormusega töötaja tegema kõike, on võib-olla mõistlik vaadata, milliseid funktsioone, milliseid erinevaid tööülesandeid oleks võimalik jaotada osaajaliste paindlike töötajate vahel niimoodi, et iga tööd teeb see inimene, kes parajasti on seda tööd tegema kõige parem ja annab ka kõrgema motivatsiooni nendele töötajatele, et nad ei pea tegema asju, mis nende jaoks ei pruugi olla huvitavad ja põnevad. Ja kuidas hoida siis nii-öelda, et esimene küsimus on kohe, et kas minu kulud sellest kasvavad, siis ei. Kui sul on inimesed, kes käivad tööl tegemast sellel ajal täpselt seda ülesannet, mida sul vaja on, siis see kulu on täpselt sama, nagu see oleks ühe täisajaga töötaja kulu. Paindlikkus ja lühiajalisus, see oli see, millest ma alguses rääkisin, paindlikkus ja ajutisus. Paindlik ei tähenda lühiajalisust. Meil on väga palju inimesi ja kasutajaid GoWorkibitis, kes on aastaid käinud ühtede ja samade ettevõtete juures neile sobivatel aegadel ja ettevõtte jaoks vajalikel aegadel tööl. Ehk siis tihti nad on isegi pikemalt tööl olnud kui ettevõtte omaenda lepingulised töötajad, kes ka vahetuvad. Ja inimesed hindavad seda väikest koormust ja sellega kaasnevad tegelikult stabiilsust. Et ka nemad ei soovi iga kord, iga nädal, iga päev otsida uusi ja uusi ettevõtteid, vaid nad tahavad selles ettevõttes kasvada, nad tahavad neid oskusi omandada ja siis neid oskusi ka pikemalt rakendada ja luua seda suhet ettevõttega, kus nad paindlikul tööl käivad. Paindlikkus ja ebakompetentsus, et need inimesed ju ei oska minu tööd teha või et neil ei ole üldse mingisuguseid oskusi ja kogemusi, et sellepärast nad ju GoWorkibiti kaudu justkui nagu tööl käivadki. See on müüt. Neid inimesi, kellel on erinevad oskused ja kogemused, need kompetentsid, mida need inimesed omavad ja tegelikult käies väga erinevate ettevõtete juures tööl, on nad väga kiiresti võimelised sisse elama, saavad aru, mida nad tegema peavad. Nad on muutustele palju altimad ja kiiremini kohanevad. On kliente, kes ütlevad, et tead, et väga põnev, et nüüd me oleme nagu pikemaajaliselt kasutanud ja on tihti juhtunud, et need paindlikud töötajad, kes meie juurde sisse tulevad, on tihti usinamad ja motiveeritumad kui meie enda töötajad. Ja sellel on väga selge põhjus, miks nad seda on. Nad on motiveeritud seetõttu, et nad tulevad sellel ajahetkel sellesse ettevõttesse kindla teadmisega panustada. Keegi ei ole sundinud neid sinna tööle tulema. Keegi ei ole öelnud, et see on sinu graafikupäev, sina pead kindlasti siin sellel päeval tööl olema. Nad on ise valinud, nad on teadlikud sellest ja tulevad selle pärast tööle. Ehk siis nad saavad ise otsustada oma tööaja ja koormuse üle. Ja see muudab neid motiveeritumaks. Ja kolmas, et tipphooaeg, näiteks võtame selle suve, et suvel ongi keeruline inimesi leida, sest kõik ju soovivad puhata, kõik soovivad rannas peesitada. Meie kogemus näitab seda, et on hulgaliselt inimesi, kes jõuavad GoWorkibiti just suvisel ajal ja ütlevad, et ma olen hea meelega valmis mõnes ettevõttes andma mõnele teisele inimesele puhkust ja ise rannas peesitamise asemel mõnes laos, kaupluses, kontoris tööd tegema ja võtma oma puhkuse välja hoopis detsembris, jaanuaris ja lendama kuskile sooja päikese alla puhkama. Et neid inimesi on ja on vähe neid hetki, kus me tegelikult ei suuda klientidele sobivaid inimesi leida. See GoWorkibiti hub või selline nii-öelda paindlikku ja oma enda lepinguliste töötajate kokkusidumine on üks strateegia, kuidas optimeerida oma kulusid, kuidas oma toimetamist efektiivsemaks muuta ja kus meil on juba tänaseks kümneid ja kümneid erineva suurusega ettevõtete kogemusi, mida me hea meelega kõigi teistega oleme valmis jagama, et aidata neil leida need toimivad mudelid, need toimivad personalistrateegiad
mis ettevõtetele siis lõpuks ka nagu väärtust juurde loovad. Mul oleks hea meel pärast seda pikemat monoloogi, kui te julgelt viskaksite käe püsti, kirjutaksite chatti, kui teil tekkis selle jutuajamise juures küsimusi, mõtteid, mida jagada, ka vastuväiteid, et päris nii need asjad ei toimi, sest need aitavad meil edasi areneda, õppida ja oma teenust paremaks muuta, aga võib-olla kõige olulisem, mis on GoWorkabiti selline missioon ja minu suur kirg, aitavad tööturgu märkimisväärselt paindlikumaks muuta ja märkimisväärselt efektiivsemaks. See võib-olla kõige suurem eesmärk, mis GoWorkabitil on see, et mitte ükski töö, mis täna vajab tegemist, ükskõik millises ettevõttes, ei jääks sellepärast tegemata, et mitte ühtegi inimest ei olnud seda tööd tegema tulemas. Meie soov on, et kui see vajadus tekib, siis kuskil on kindlasti olemas inimene, kes on valmis oma aega, oma kogemusi, oma oskusi, raha vastu vahetama ja tulema selle töö täna, homme, ülehomme ära tegema. Ehk siis väikese riigina, väikese nii-öelda töötajaskonnaga ja tööealise elanikkonnaga on meil vaja üha rohkem ja rohkem leida ka neid efektiivsusmomente kogu ühiskonnas. Ja see on see, kuhu suunas GoWorkabit tahab liikuda ja areneda. Kas keegi julgeb ja tahab käe püsti visata ja midagi minu käest küsida? Ja, mina tahan. Ja, ole lahke. Erko, küsi julgesti. Ei kuule sind kahjuks. Okei, ma võtan mikri ära. Nii, nüüd kuulen. Et esimene küsimus on siis see, et lähtudes sellest, kuidas mina olen varem aru saanud, et ajutine tööjõud on pigem siuke lihttööjõud. Ma ei tea, näiteks ongi laotöötajad, kuskil restoranides ettekandjad, kõik muud, kus on sellist hooajalisust võib olla hästi palju. Aga kui vaadates nagu terve aasta perspektiivi näiteks, siis teatud juhtudel enda kogemusest räägin, siis vahel on vaja võib-olla nagu natukene suurema sellise spetsialiteediga, ma ei tea, turunduse valdkonnas, kus iganes, et kas seal on ka võimalik saada nagu siis abi Workabitist? Absoluutselt. Iga kord, kui tulevad sellised tööd ülesse, kus näiteks võtame selle sama turunduse, et meil on tihti jõuavad kliendid ja ütlevad, mul oleks seda turunduse abi vaja. Ja siis me hakkame kaardistama, et mille jaoks sul täpselt seda vaja on. Kas sa tahad sotsiaalmeedia turundust, kas sul on vaja mingi turundusstrateegia välja töötada, kas sul on mingisugused kindlad kampaaniad, mida sa tahad, et üles sätitaks või tehtaks. Ja vastavalt sellele aitame tegelikult leida kas siis ühe inimese, kes on valmis projektipõhiselt teatud ajahetkedel sellele kliendile appi minema ja need asjad ära tegema, või meie soovitus on üldse see, et sul on nii erinevad turundustegevused, et meie soovitus on tegelikult jagada see täpselt nendeks mitme erineva inimese vahel. Las sotsiaalmeedia turundust teeb see, kes seda kõige paremini tunnetab. Las sisuturundust ja artikleid kirjutab see, kes seda kõige paremini oskab teha. Ja nende iga konkreetse funktsiooni jaoks projektipõhiselt või ka püsivamalt aastaringi üks inimene nii-öelda enda juurde käima kutsuda. Ka neid positsioone täidetakse GoWorkabiti juures päris mitmeid aasta jooksul. Okei, aitäh. Ja siis teine küsimus on see, et natukene ma juba kuulsin seda poolt vist praegult, aga põhimõtteliselt on see, et kui ma olen ettevõtja, siis ma tavaliselt ei näe neid lahendusi, mida võiks üldse ettevõttes on ju pakutud olla, et täna ma tulingi tegelikult siia, et okei, ma midagi nagu ise teen, et saada paindlikumaks neid tööaegasid, saan jumala hästi aru, et miks tööjõukulu efektiivsus on nagu ülioluline tõsta, et miks see püsikulu ei ole alati hea või olenebki siis sellest ärimudelist. Et kas te aitate kaardistada siis sellisel moel nagu ettevõtte, et pakkuda lahendusi seal välja, et kus võiks asendada mingisuguse tööjõu teise nii-öelda siis versioonida? Täpselt seda me väga paljude ettevõtetega teemegi, et enne kui me üldse läheme mingisuguse lahenduseni, püüame me aru saada, mis on need suurimad väljakutsed, mismoodi seda äri tegelikult aetakse. Siin ei ole isegi küsimus, et kuidas nagu tööjõudu täna planeeritakse, vaid mis on see äri, mis on see
tulemus, kuhuni soovitakse jõuda ja siis hakkame sealt nii-öelda funktsioonide, töökohtade, tänase olemasoleva süsteemi pealt vaatama, kus on võimalus paindlikkust suurendada ja tööjõukulusid efektiivsemaks ajada ja kus tegelikult ei ole. Et seda me täpselt teemegi ja siin meie tiim kõik on sinna suunas kogu aeg kasvamas ja koolitamas ennast, et osata seda teha. Ja selliseid workshoppe me teeme aasta jooksul kümneid ja kümneid, kus me võtamegi ühe kliendiga üksi pulgi lahti tema äri ja püüame aru saada, et mis siis seal võiks olla see, mis töötab ja mis on see, ja see ei pruugi üldse lõpuks olla see, et me hakkame GoWorkabitiga selle ettevõttega koostööd tegema, vaid me avastame hoopis mingid sisemisi ressursse, et kuule, aga korralda siin oma asjad ümber ja sul on fine kõik. Et seda me teeme, jah. Võib täiesti julgelt meile kirjutada ja meiega sellise tunniajase vestluse kokku leppida, kus meie küsime oma spetsiifilisi küsimusi, millega me soovime ära kaardistada need olukorra ja vajadused ja siis selle pealt anda natukene nõu, et mida võiks teha. Super, kirjutan, aitäh. Aga tore, aitäh sulle, et sa olid valmis küsima. Mul on ka üks küsimus või siuke mõttetera, mis on endal tekkinud GoWorkabiti kasutades. Palun, Rasmus. Et kui me vaatame lao aspektis, siis meil on tihtipeale olukord, kus mul on nii-öelda töö kaardistatud välja, ütleme 2 töötajale järgmiseks päevaks. Et need 2 töötajat ma enamasti leian ka sinna järgmiseks päevaks, aga nüüd probleem tekib selles, et kui üks neist peaks viimasel minutil alt hüppama, siis see ei ava nagu ajaakent selleks, et ma leiaksin uue, et minu, kuidas ma ütlen, mõte või asi, et kas meil oleks mingi variant tekitada ülekattega need vahetused, et ütleme, kui mul on 2 vaja, sinna saab kandideerida 3 inimest, kellest 3 siis ongi, ta teab, et ta on nii-öelda vahetusmängija, kui keegi alt hüppab, ta on olemas, et meie poolt ilmselt ei oleks ka probleem hooajaliselt sinna nagu mingi tasu maksta siis selle eest, et sellel inimesel on ikkagi valmisolek hommikul nagu oma telefoni vaadata, valmisolek siia tööle tulla. Aga et teatud olukordades me ei saa nagu endale seda lubada, kus meil on 2 inimest õhtul olemas ja hommikul neist on ainult 1 alles. Suurepärane näide, Rasmus, ja see on suund, mis on meil täna väga aktiivselt laual, et mida rohkem ja rohkem meil kliente sinna sellise haabi lahenduse peale nii-öelda suundub või ka kliente, kes ütlevad, et see on minu jaoks kõige olulisem, et mul oleks 100% seal kindlalt inimene olemas, sest vastasel juhul ei ole mul sellest teisest inimesest ka mingit kasu, sest nad peavad koos seda tööd tegema. Et sellele me väga pingsalt nagu tähelepanu juhime ja sinna peale ka lahendusi mõtleme. Üks, mida sa praegu just kirjeldasid, on selline, mida me ka kaalume, et oleks võimalik ära märkida, et mul on kindlalt vaja sinna inimest ja millises proportsioonis, kuna tegelikult ju enamik ettevõtteid ootavad, et see on see, mille eest GoWorkabit vastutabki. See ongi see, mida ma tegelikult tulen sinu käest ostma. Kui sa ütled mulle, et me saame töötaja siit, kes käib minu juures, siis on see meie roll leida ka sinna lahendusi. Kas ja kui palju see võib seda nii-öelda kulu suurendada, et tagada see on nüüd nii-öelda meie ja kliendi läbirääkimise koht aga see on igal juhul meil täna laual. Tänasel päeval on sellise viimase hetke tühistamise tõttu, ma ei eitagi seda, et seda juhtub. On viimase hetke tühistamise tõttu kuskil 4% kõikidest nii-öelda meie kaudu tehtavatest töödest, mida igakuiselt on umbes 10 000 tükki, ehk siis 40 tööd jääb see tõttu tegemata, et keegi viimasel minutil tühistab ja ei saa tööle minna. Ehk siis, aga see on väga suur nii-öelda probleem, mitte võib-olla protsentuaalselt, aga just võib-olla konkreetsete klientide jaoks. Mõne kliendi jaoks ei ole nii suur probleem, aga teise jaoks, nagu ma ütlesin, et kui on 2 inimest võetud, siis lõpuks ei saa ka see 1 inimene tööd teha. Et nende lahenduste peale me mõtleme ja tõenäoliselt siin lähikuudel me ka rohkem võtame siis klientidele öelda seda, et mis need meiepoolsed ettepanekud oleks, mida saaks teha. Selge pilt, aitäh. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, meie tunnikene hakkab ka läbi saama, siis ma kokkuvõtteks lihtsalt viimase mõtteterana panen teile siit masterclassilt kaasa 3 asja. Personalistrateegiate muutusest, ükskõik mis need ka ei ole, sellest me tõenäoliselt lähiaastatel ei pääse.
isegi kui täna tundub, et tööturul on piisavalt inimesi, kelle seast värvata, meie töö on piisavalt hästi juba planeeritud, siis tahes või tahtmata oleme me varsti taaskord selles situatsioonis, kus majandus hakkab kasvama, tööturg muutub aktiivsemaks, töötajad hakkavad rohkem liikuma ja see paindlikkuse vajadus seal kõrval ei kao mitte kuhugi, aga lihtsalt nii-öelda kogu aeg endal õige arv inimesi ettevõttes sees hoida, õigeid inimesi tööturult üles leida, on see, mis saab väljakutseks. Ja mis saab veel paremat olla kui see, et sul on juba välja koolitatud tublid inimesed sinu nii-öelda sellises haabis sees olemas, keda vajalikel hetkedel kaasata või neile ka ettepanekuid teha, et kuule, tule nüüd nagu püsivalt ja pikaajaliselt minu juurde täiskohaga näiteks tööle. Mõni neist on valmis teatud ajahetkel ka need väljakutsed vastu võtma, kui selline võimalus tekib. Meie GoWorkibitis loome tooteid ja teenuseid ka selle haabi näol, et oleks tööriistad nende strateegiate elluviimiseks. Strateegia võib olla, aga kui see hakkab liiga suurt nii-öelda halduskoormust nõudma, siis see strateegia lõpuks ei tööta. Meie tahame muuta selle lihtsaks, mugavaks ja kiireks. Ja kolmandaks, tööjõudu ei teki liiga palju meil tööturule juurde. Meil on vaja seda olemasolevat töötajate ja tööealise elanikkonna puuli efektiivsemalt kasutada. Neid inimesi, kes on valmis kuhugi oma aega andma, nendel ajahetkedel, siis avame selle ukse sellele värskele tööjõule, keda me võib-olla varasemalt oleme kõrvale jätnud, sest nad ei ole valmis täiskohaga tööd vastu võtma või ei ole valmis meie poolt ette antud kindla graafiku alusel töötama. Anname seda paindlikkust neile juurde ja sellega me saame oma ettevõttesse neid värskeid, toredaid, asjalikke ja motiveeritud uusi inimesi. Need 3 mõttetera teile siit suvesse kaasa. Me jätkame oma masterclassiga augustis ja kindlasti kutsume uute teemadega ja kutsume teid kõiki taaskord osalema. Ma olen 1000 tänulik teile, et te selle tunnikese võtsite, et natukene kaasa mõelda. Kui teil tekkis küsimusi, tulge küsige GoWorkibitis. GoWorkibit.com lehel kas või all nurgas on chat, kuhu saab kirjutada, et ma tahaksin natuke rohkem rääkida. Nii mina kui meie konsultandid on valmis kiiresti teiega ühendust võtma, leidma selle aja, et mõtteid vahetada, teie küsimustele vastata. Kui midagi täna jäi segaseks või arusaamatuks, mingid asju üle rääkima, mingid mõtteid üle kordama ja kuulama tegelikult ka teie tagasisidet, kuhu suunas on teie väljakutsed, mis suunas täna teie näete, et te soovite areneda, aga seda takistab mingisugune tööjõuga seotud probleem. See aitab meil ka kasvada ja lõpuks seda missiooni täita, et tööturg oleks paindlikum, et inimestel oleks rohkem võimalust ennast rakendada ja ettevõtetel oleks suurem efektiivsus oma äri juhtida. Suur aitäh teile, ilusat, vahvat, mõnusat suve. Kõik, kes väikeettevõtteid juhivad, ma loodan siiralt, et ka teie leiate võimaluse suvel natukene puhata ja endale aega võtta, et siis juba sügisel täishooga edasi panna ja need, kelle jaoks suvi on tipphooaeg, siis jõudu tööle. Meie oleme avatud 24/7 ja valmis igal hetkel teile appi tulema. Ilusat päeva ja kohtumiseni!